Öeldakse, et kunstiteoseid nagu maale tuleks vaadata ja hinnata kaugelt, sest et nii näevad need välja kõige suurejoonelisemad ja hämmastavamad. Kui neid aga vaadata lähedalt, võivad nad tunduda lihtsakoelised ja isegi ülehinnatuna. Sarnane on ka teise põlvkonnani jõudnud Hyundai Kona, kes esmapilgul kaugelt vaadates võib tunduda kõige erakordsem auto üldse, kuid lähedalt vaadates ja lähedalt peate te ju teda vaatama, kui te endale ta ostate, ei tundu see pilt enam üldsegi nii ilus olevat ja ka selleks tulebki sulle appi Niceluxeri proviseid. Tere tulemast taas kord kaasa elama. Kaugelt vaadates võib tunduda, et esiosas on tal tõesti nii äge peene tuleriba ja taga samuti, kuid kui mõelda, et tegelikult autotööstuses pole leiutatud sellist viisi, et mahutada kõik valgusallikad nii kitsale LED-ribale ära, võib kohata tema disainis kõik ülejäänud tulede allikaid kusagile alla kobarasse kukkunud olekus, ehk nagu näha ja ka taga on need tuled olemas hoopiski sinna all, mis minu meelest näeb välja veider, aga kui kaugelt vaadata on täiesti ilus. Pagasrumi mahub talle 407 liitrit ja anda kasvanud suuremaks igat pidi võrreldes eelmise generatsiooniga ja tänu suurenenud telgede vahele on ka nüüd ilusti jalaruumi ja ka pearuumi olemas. Interiööris on olemas 12,3-tunine multimeediasüsteem ja see on üsnagi lihtsakoeline, kuid on olemas juba standardvarustuses ja vägagi palju juhtnuppe, nii nagu sulle meeldib. Ja 12,3-tunine digitaalne näidikupaneel lisandub paremas varustusastmes, Bosch helisüsteem ja pimeda nurga andurid ja 360-kraadine kaamera on paremates varustusastmetes vaid. Saadaval on tal vaid ühe mootoriga meie Eestimaa turul, milleks on 1,6-liitrine turbobensiinimootor, mis ühendatakse küll hübriidajamiga, kuid mis paiskab atmosfääri vaid 103 kilovatti ehk 141 hobujõudu. Ja sellest jääb tõesti väheks, 0-100 jõuab küll 10 sekundiga ja kütust võtab küll 5 liitrit 100, aga hinnad algavad tal täiesti üle mõistuse 31 000 eurost ja veel enam naeruvääristab seda olukorda fakt, et Hyundai suurema ja uhkema linnamaasturi Tucsoni annab ennast kätte kõigest 25 000 euroga. Aga eks see Hyundai Kona olegi selline ilus maal ja maale tuleb ju vaadata kaugelt ja maalid on väga hinnalised ja neid väga osta ei jõuagi. Nii et ongi see Hyundai Kona üks ilus hea auto, mida vaadata parajalt kauguselt Hyundai esinduses samal ajal, kui annab tellimus sisse maale uuele Hyundai Tucsonile, mida saab ka kenasti diiselmootoriga või manuaalkäigukastiga, mida Kona ei paku. Selline on Hyundai Kona ja selline oli sellekordne Niceluxeri provisõit. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.